No tervist! Tere tulemast siis Lapikute teisele Java koolitusele. Väga tore, et te kõik saite tulla. Loodan, et e-mailis keegi kuupäeva valesti ei lugenud, nagu seda tegin mina. Siis järjekordselt meeldetuletus, et läbiviija olen mina, Erik, ja Lapikute organisatsioon kui üldiselt. Et tegemist ei ole ametliku TTÜ koolitusega, mis tähendab, et ei saa selle koolituse eest ainepunkte. Ja samuti teil ei ole ka ainepunkte, mida kaotada selle koolituse ees. Nii, asume asja kallale. Tänased teemad. Täna me siis räägime OpenGList Java kontekstis. Et kuidas teha nagu OpenGL projekti ja OpenGL programmi Javas. Seejärel me teeme nagu sihukese väikese nagu näite või example'i. Lihtsalt teeme natukene lollust selle OpenGLiga, et põhimõtteliselt õpime joonistama, aga õpime keeruliselt joonistama. Ja seejärel hakkab vaatama Snake'i. Et no ma loodan, et kõik teavad, mis mäng on Snake. Et meil on baaskood on selleks olemas, me hakkame seda programmeerima. Et tunni jaoks läbivalt on vaja Jogoli projekti, mis tuli teile ka meiliga. Ja kellele meiliga ei tulnud, siis on Facebookil saadaval. Nii. Ja räägime siis OpenGList. OpenGL on põhimõtteliselt on tarkvara nagu iga teine. Aga ta istub nagu põhimõtteliselt selle, kui me hakkame vaatama seda skeemisi. Põhimõtteliselt alguses meil on riistvara arvuti nagu näiteks see seal. Selle peal on opsüsteem, mis aitab nagu meiega suhelda. Seal meil on täiesti tavaline aken ja akna sees siis jookseb OpenGL. See on põhimõtteliselt nagu seda sorti tarkvara. Niimoodi võite sellele mõelda. Kui tahate OpenGL jooksutada, siis teil on esmalt neid 3 asja ees vaja. Ja meie ka tunni jooksul me teeme esmalt endale akna ja siis me paneme OpenGL seal sees jooksma. Nii, see on see, kuidas OpenGL jookseb. Ma üritan asju hoida hästi lihtsana. Ja OpenGLis on ekraan. Oletame nüüd, et see on teie arvuti ekraan või programmi aken, mis teile ette tuleb niimoodi, kus sees siis OpenGL on. Kui te ei ole absoluutselt mitte midagi muutnud, siis teie nullpunkt on keskel. Et täpsustuseks, et OpenGLis, kui me joonistame midagi, siis me peame tulma koordinaattelestikku. Igal asjal, igal objektil, kujundil, mis iganes see on koordinaadid. Tavaliselt on otspunktide koordinaadid. Ja nende paneme kõik koordinaattelestikus märgime ära, kus nad asuvad. Nüüd, kui me midagi ei ole muutnud, siis meie nullpunkt ehk meie joonistuspunkt C, mille suhtes me joonistame kõiki neid 3-nurke ja 4-nurke, mis me täna tegema hakkame, on ekraani keskel. Seda me saame liigutada ka muidu ja ma pärast näitan, kuidas see käib. Ja ekraani ääres, siis alumine ekraani äär on alati -1 koordinaadiga, ülemine ekraani äär on alati 1, paremapoolne ekraani äär on alati 1 koordinaadiga, no see on X-teljel juba, üles saada Y-teljel. Ja vasakpoolne äär on -1. Pole vahet, kuidas te oma seda akent ehitate, need koordinaadid jäävad endiselt täpselt samasuguseks. See ei muuta. Nii. Kui see põhiline asi on olemas, kui kellelgi mingisuguseid küsimusi ei ole, siis hakkaks kirjutama seda programmi, kus me saame reaalselt nagu joonistama hakata. Et siin nagu väga palju seda teooriat tegelikult eriti taga ei ole. Jah, okei. Hakkame joonistama. Nii, no tervist. Nii, kui me võtame endale Eclipse'i ette, siis üks asi, mis meil on vajalik, on meie Jogoli projekt, mis on siin. Siin sees on, näed seda? Kõik näevad seda. Kui teete selle lahti, siis te näete, siin on väga palju jar-faile sees. Seda projekti me ei muuda. See on nii, nagu ta on. Seal on meil kõik vajalikud teigid sees, mis meil läheb vaja. Nii. Kui me tahame uut OpenGL projekti teha, siis me teeme endale uue Java projekti. Eclipse'is nüüd käib. Kui kellegil on mingi muu ide, siis ma panin meili ja Facebookiga tutoriali, kuidas te saate sinna idesse Jogoli sisse importida. Seal käivad asjad natuke teistmoodi. Ja kes on eriti kõva käsi, võib Maveniga teha. Nii. Ma panen nimeks Simple Example meie selleks tutvustavaks projektiks. See on näha, jah.
ja nüüd me ei pane finish, me paneme next. Ja ma loodan, et kõigil on Java 1.8. Sellepärast, et kui teil ei ole, siis teil ei lähe käima mõned asjad. Nii, ja nüüd on meil see aken, kus me saame nagu asju meie projekti sisse importida. Meil nagu library'sid ei ole vaja, aga me teeme sükse asja, et me võtame selle projects tab'i, mis siin on. Ja siin vajutame add. Ja siis me näeme, et kuule, need on ju need projektid, mis meil kõrval nagu olemas on. Ja Jogol on see, mille me paneme build path'i. Nüüd ta leiab meil nagu need kõik vajalikud teegid ülesse. Näete, algselt tegime uue projekti, nägi selline välja. Ja nüüd paneme siit next, siis jõuame siia. Nii, olemas. Jogol on olemas. Teeme nüüd ära. Nii, no ma tahan siia 2 klassi. Esmalt on meil nagu see, no nagu ma eelmine tund selgitasin, et meil on nagu, see on nagu see vanaaegne auto. Meil on nagu see main klass, mis on nagu see vänt, millega me tõmbame mootori käima, siis meil on see mootor ise, mis hakkab jooksma. Ja selle poole pealt teemegi siis. Teeme siia 2 klassi. Esimene, mis meil on vana tuttav main. Ja paneme talle package'i ka, milleks on siis main. Tavaliselt Javas default package'i kasutamine ei ole soovitatud. Nii, nüüd meil on täiesti tavaline tuttav main ees. Ja ma tahan siia 1 klassi veel teha, siia samasse package'isse. Package'i peal kõrval new ja klass. Ja paneme selle nimeks, mis võiks selle nimeks panna? Paneme drawing pad selle nimeks. Sellepärast, et sinna hakkame nüüd igasuguseid lollusi joonistama. Nii. Ja nüüd läheme maili tagasi. Mäletate seda pilti, mis ma näitasin just hetk tagasi? Kus meil on? Kus on OpenGL? Nii. Arvuti on meil olemas. Opsüsteem on peale installitud. Meil pole aken. Hakkame akna tegemisega tegelema. Kõigepealt võtame oma selle public static void'i ette, see main meetod, mis meil esimesena käima läheb. Ja alustame, teeme endale uue frame'i. Ja kui me uue frame'i teeme, siis me saame talle nime ka anda näiteks. Ja nüüd nende frame'ide tegemiseks me kasutame Java AVT-d. Täiesti vabalt on võimalik OpenGL-i kasutada ka swingina ning Jogoli enda library'des on selline asi nagu Newt. Kes tahab võib pärast uurida. Kuna meil neid ei ole eksporditud, liigutame hiile jälle punase asja peale, import frame, Java AVT, kõik korras. Nii, tahan aknale suurust määrata ilusti. Meil on frame, punkt. No, klaviatuur ei reageeri. Ahah, hakkas. Set size. No kui suure akna võiks teha? Anname näiteks mingisugune, no teeme suure, 800 x 800. Ma arvan, et kõigil peaks välja jooksma. Nii, ja mis meil veel on? Ahah, ja kui me akna teeme Javas, siis me tahame, et ka meie aken oleks nähtav. Mis tähendab, et me ütleme frame, punkt, set, visible. Ja siia sisse me kirjutame true. Ütleme, et meie aken on nähtav. Nii. Ja Javas selle poolest ongi kõik. Aken on meil olemas. Kõik on täiesti parimas korras. Aga nüüd hakkame sisse lisama OpenGL-i. Nüüd, enne kui ma üldse hakkan akent tegema või niimoodi, ma tahaks natukene datat koguda OpenGL-iga, nagu graafikakaardi kohta ja sükest asja. Ja siis ma kirjutan sellise asja. GL profile. See on meie, GL profile.
just nagu nimi ütleb. ja nüüd kirjutame sellise asja. Get default. nii, sellega on korras. nii, meil tuli mulle siia import ka ära, kellel ei tulnud, siis see on ilmselt punased. jälle liigutage hiir peale, importige sisse. sellist asja otsite. nii, ja see on nüüd see, et me muretseme nagu selle standard keelprofiili või niimoodi, mille peale me nagu tahame ehitama hakata või nii. nüüd järgmise asjana ma tahan nagu võimu teada, mida ma üldse saan teha. Keel capabilities on see asi, mida me otsime. meie capability'd võrdub new ja nüüd keel capabilities'i tegemisel me viskame oma keelprofiili sinna sisse. nii, seda meil ilmselt olemas ei ole, ma eeldan. ahah, näed. Import keel capabilities Java Media OpenGL. täpselt mida vaja. nii, ja sellega me nüüd põhimõtteliselt nagu nuputame välja nagu mida me üldse teha saame, võttes arvesse meie seda standardprofiili. nüüd kui meil on meie võimalused on teada, siis nüüd on aeg reaalselt teha see nagu nagu maalikunstnikul on see paber, mille peale me nagu hakkame joonistama. ja selleks on meil selline klass nagu keel Canvas. no Canvas inglise keeles see ongi nagu see, kuhu maalikunstnikud peale joonistavad. me teeme uue keel Canvase ja nüüd paneme oma keel capabilities sinna sisse. märgime ära nagu mida me siis nagu üldjoontes teha suudame. ahah. nii, mina tahan minu arust seda sisse panna. toon kontrollin üle, kas oli sama. Java Media OT Canvas. mis oli meie Canvas? jah, sama. nii, see on see, mida me peame sisse tooma. nii, nüüd kui meil on reaalselt see Canvas on olemas, see mille peale me hakkame nagu joonistama, siis nüüd oleks see aeg see asi meile aknasse lisada. kui meil aken on valmis tehtud, siis me tahame Canvase panna aknasse ennem, kui me teeme akna nähtavaks. Ennem kui me anname selle nagu viimase paugu talle ära. kõik olgu ennem tehtud, kui aken läheb nähtavaks. siia me kirjutamegi frame add. oi, mitte seda ma ei tahtnud. Frame, lihtsalt add. ja siin on meie Canvas. see, mille me paneme sisse. nii, väga tore. meil on aken. meil on see Canvas istub seal ilusti sees. midagi oleks nagu veel vaja. jaa. üks asi on see, mis tuleneb akna enda vajadustest. et aknal on, me teame, üleval on 3 nuppu. Minimize, maximize ja paneme akna kinni. nüüd on see, et ma tahan listeneri sellele kinnipaneku nupule. kui ma selle akna lahti teen, siis ta reaalselt läheb ka kinni pärast seda. ja selleks kirjutame sihukese väga huvitava struktuuri. paneme frame add. ja me paneme siia siis, frame add window listener. see on see, mida me tahame sisse panna. nii, siia sisse me teeme endale uue window listeneri. Window adapteri, vabandust. Window adapter, nii. ja kuna ma ei viitsi eraldi window adapterit teha või niimoodi, siis ma teen selle asja nagu käigu pealt. Window adapter, see peaks see olema. nii, ja window adapteris peab meil sees olema selline funktsioon nagu public void window ja closing. oi, vabandust, ma küsin valesti selle. jep, see peaks see olema.
nii. Window closing võtab sisse endale ühe argumendi, milleks on window event. Paneme siia lihtsalt. Hea kiire, sest selle me koodime saame lihtsalt nagu korraks läbi ja rohkem see meid ei piina enam. Ja nüüd me teeme system.exit. See on nüüd sellel puhul, kui meil vajutatakse seda X-i nupukest. Nii, jah. Window event Java AVT. Nii, see võiks see olema. See nüüd põhimõtteliselt handleb meil selle X-i vajutuse ära. Natukene keeruline võib-olla nagu siukse väikse asja jaoks, aga siiski vajalik. Ja nüüd on meil see, et meil nagu aken on olemas. On meil, jaa. Ja canvas on ka olemas. Ja nüüd on ainukene asi on see, et meil on puudu maalikunstnik, kes hakkaks nagu sinna peale midagi joonistama. Ja nüüd meil on vaja sellist asja, et me peame meie canvasele lisama juurde selle maalikunstniku, mis me tahame, et hakkaks sinna siis joonistama. Ja meil on vaja selline asi nagu GL Event Listener. Nii, meie GL Event Listeneriks saab see drawing pad, mis me siia tegime. Oi, vabandust. Nii. Ja nüüd see meie drawing pad on endiselt tühi klass. Ma tulen kohe siia sama leheküljele tagasi. Aga esmalt me peame drawing padis tegema ühe muudatuse. Me peame drawing padile ütlema, et ta oskaks rääkida ühte keelt. Ja see keel kannab nime GL Event Listener. See on meil olemas ka. Jah, GL Event Listener. Ja nüüd meil see drawing pad muutus punaseks, liigutame hiire lihtsalt siia peale ja paneme add unimplemented methods. Kas jäi puudu midagi? Panete selle ära, et implements GL Event Listener, siis teie drawing pad läheb punaseks, viige hiir sinna peale ja lihtsalt vajutage add unimplemented methods. Nüüd meil tuli siia 4 meetodit juurde. Meie esimene meetod, mis on init, seda lastakse käima ühe korra, siis kui meil nagu, ütleme nüüd, siis kui maalikunstnik tööd alustab. See on nagu maalikunstnikutel on tavaliselt asjad, esmalt tuleb mingid värvid kokku segada ja mingisugust muud kraami teha. Järgmine asi, mis meil on dispose, on täpselt vastupidine. Siis kui meil maalikunstnik töö lõpetab, siis kutsutakse see meetod välja. Põhimõtteliselt viskame oma värvid prügikasti ja läheb oma elu edasi läheb. Siis display on see, mida kutsutakse välja iga kord, kui meil nagu joonistatakse uus pilt. Et kes ei tea, siis kuidas mängud töötavad on niimoodi, et joonistatakse hästi palju pilte järjest. Nagu filmi tehakse põhimõtteliselt. Ja siin ongi seda funktsiooni kutsutakse iga kord välja, kui joonistatakse uus pilt. Ja siia me hakkame oma joonistuskoodi sisse kirjutama. Reshape on selline funktsioon, mida kutsutakse välja siis, kui me muudame akna suurust, venitame täna näiteks kuidagi moodi. See on hästi lubatud. Ja siis juhuks, kui meil on vaja mingisuguseid täpsustusi või korrektuure teha näiteks. Nii. Nüüd meie antud hetkel me veel ei täida neid funktsioone, las nad olla seal, peaasi, et nad olemas on. Tahan ilusti kõik asjad ära ka salvestada. Ja nüüd lähme meili tagasi. Ja nüüd vaatame edasi. Nii, me panime canvasele maalikunstniku juurde, kes hakkab nüüd joonistamist tegema. Ja nüüd meil oleks nagu, maalikunstnikul oleks vaja nagu hing sisse puhuda või nagu oskused anda. Ja selleks meil on selline asi nagu FPS animaator. FPS animaator. Nii, kus on meie animaator. Teeme uue animaatori. FPS animaatori. Nii, ja FPS animaatori sisendiks
on see nagu meie kanvas. See on see, kuhu me päästame valla oma kunstniku hinge. Ja järgmine number, mis me paneme siia, on see, kui tihti me seda teeme. See 60 tähendab seda, et maksimaalselt 60 korda sekundis joonistame. See on meie tavaline monitori refresh rate. Et on väga oluline, et me ei joonistaks kiiremini, kui monitor suudab refresh ida. Selle asja nimi on V-sync. Kui V-synci eirata, siis meil võivad tulla screen tear'id ja igasugused anomaaliad ekraanile. Pilt võib virvendama hakata, midagi võib puudu kuskilt olla, igasugust jama võib sellega tekkida. Põhjus sellele on see, et kuna monitor joonistab pilte aeglasemini, kui meie talle neid saadame, siis võib juhtuda selline asi, et monitor joonistab nagu pool ühte pilti ja pool teist pilti korraga ekraanile. Ja see on väga paha lugu. Ja seda me ei taha. Ja FPS animaatori me peame sisse ka kutsuma. Import FPS animaator, Jokamp, OpenGL, Util. See, mida me tahame. Nii. Ja nüüd lõpuks, kui me oleme animaatori ära teinud, me saame tegelikult animaatorit veel seadistada, siin on päris palju võimalusi. Aga meile default täiesti piisab. Ja me paneme animaatorile stardi sisse. Ja põhimõtteliselt see ongi nagu animaatori poolt kõik. Nüüd me peaksime olema suutelised seda programmi käivitama juba. Me ei joonista küll midagi, aga kõik peaks olemas olema. Nii, kui teil tuli ka ette üks minu ilus aken, musta värvi, siis kõik töötab. Nii, kas on keegi, kes ei saanud akent ette? Kas on mingisugune viga? Vau, päris palju viga. Nii, kas teil on siin mingisuguseid erroreid? Vaadake ringi natuke. Kui te panete käima, ta läheb natukene aega. Ta peab need Jogoli library'd läbi lugema kõik. Võib-olla probleem tekkis seal, kus on see window adapteri importimine. Et kui sa võtta vale või teine variant, siis ta ei tööta. Et vaatame siis üle. Kerige ülesse poole, vaadake, kus teie impordid on. Vaadake, kes teil on samad impordid, mis mul. Kõigepealt frame pärineb Java AVT-st. Window adapter on Java AVT.event ja window event on ka Java AVT.event. Meie OpenGL capabilities on Java X Media OpenGL, siit tuleb ka GL profile ja siin on ka punkt AVT GL canvas. See punkt AVT GL canvas on väga oluline, see tähendab, et see maali nahk, see kuhu me peale hakkame maalima, on just nimelt AVT-le mõeldud, sellepärast et AVT on nagu see akna nagu stiil, millega me hakkame seda looma. Ja siis meil on OpenGL Util FPS animaator. Nii. Ma arvan, et teil on mingid pisikesed vead sees või midagi. Nii. Sa ei kirjutad õigesti. Sa pidid täna seda seal tegema, ma tean, et sa tegid seda. Okei, lähen praegu edasi. Ma võin teha muidugi siukse asja, et ma võin selle asja kitti üles laadida. Kes maha jäävad, siis saavad lihtsalt nagu vaadata. Aga praegu hakkame joonistama. Võtame drawing pad'i lahti. Ja nüüd meil on init. Initis meile default settingud sobivad. See tund me paneme lihtsalt siia uue backgroundi, endale meeldiva. Ja rohkem ei tee siin midagi. Järgmine tund, kui me räägime 3D-st, siis me paneme siia depth testingud ja muud siuksed asjad. Nüüd. Ma küsin, kus sa selle drawing pad'i tegid? Ma tegin uue klassi lihtsalt. Näed, vaata, mul on 2 klassi siin selles projektis. Control-klikk selle drawing pad'i peal, mis on mainis, ja avab selle klassi. No siia mõlemad, lihtsalt paningi siit, võtsin maini selle paki, panin new, klass ja tegin oma 2 klassi ära. Tegin main.java ja drawing pad. Kõige alguses. Ahaa. Okei. Nüüd.
millises OpenGL versioonis me hakkame joonistama. me võime seda teha mitmes. mina otsustasin, et ma teen teile GL2. see on nüüd küll vana, see toetab funktsioone kuni GL 3.0-ni, aga see on tohutult lihtne. see on nagu, kui te, no ma eeldan, et enamus ei ole kunagi sellist asja varem teinud, siis see on nagu väga hea asi, millega sisse sinna minna. siis me kirjutamegi, meil on GL2, see on meie GL2 adapter, paneme siia ja näete see drawable, mis meil siia sisse tuleb. sealt me paneme get GL kõigepealt, sest oli siin midagi sellist, jah. ja siit paneme get GL 2 ja siit me saame selle asja kätte. nii, ma eeldan, ma pean selle sisse ka importima. jah, GL2 Java Media OpenGL. nii. ja meenutan, kuidas see käis. GL, see oli clear. jah, GL clear color. Sorry. ja siia sisse saame siis märkida, siia me teeme tagatausta. ja siia sisse me märgime tagatausta värvid. me kasutame RGB notatsiooni või noh, seda standardit. see tähendab, et esimene värv, mis me kirjutame, näitab mitu protsenti meil punast on. paneme näiteks 0,3 siia. teine protsent näitab, mitu protsenti meil nagu seda rohelist sinna sisse pannakse. on 0,3. me teeme halli tagatausta. ja kolmas näitab samuti, mitu protsenti meil on seda, mis oli sinist. ja neljas number, mille me jätame nulliks, on meie alfa. nii, milles probleem? ahah. ma ei oska kirjutada lihtsalt. GL clear color. Jaa. ja me peame need asjad üles märkima F-idega. Siuksed asjad kirjutame. 0,3 F-i, 0,3 F-i, 0,3 F-i, 0,3 F-i. minu arust see oli mingisugune GL mõõttühik, ma täpselt ei mäleta enam. aga see on vajalik. nii, kui me selle oleme initisse ära teinud ja paneme meie rõõmsa asja tööle. õigus, jaa, meil on puhver tühjendamata. nii. nüüd me oleme ära märkinud oma selle tagatausta. ja nüüd hakkame joonistama. järjekordselt ma tahan saada kätte seda GL-i. kes ei tea shortcut'e, siis control space aitab lõpetada lauseid väga ilusti. nii, meil on meie GL2 olemas. nüüd esimese asjana tahan meie värvipuhvri puhtaks lüüa. see on see, et kui me midagi joonistame või niimoodi, siis meie asjad kirjutatakse puhvrisse ennem kui nad lähevad graafikakaardile. ja graafikakaart loeb sealt puhvrist. aga need puhvrisse jäävad need andmed alles ja meil on vaja need ära nullida esmalt. sellepärast me kirjutame sellise asja nagu GL. minu arust oli GL clear. Clear buffer oli minu arust, aga milline see oli? ma vaatan järgi, ma ei tea peast neid. nii. nii, GL clear color, see on init. Visuals, kus ta on? Display. GL clear on selline funktsioon. GL clear. ja siia kirjutame punkt GL. kas ta oli, ei, kas ta oli color? jah, GL color buffer bit oli selle asja nimi. vot
suht ette. nii, ja see ongi see, et me lööme selle tühjaks. kuna siin on hästi palju käske, siis minu soovitus teile, ärge jumala eest neid pähe õppige. lihtsalt vaadake, et teil oleks mingisugune referents, kust seda vaadata. seejärel nüüd, kui meil on see puhtaks laetud, siis me tahame teha ka sellise asja, tahame oma nagu maatriksi tagasi panna default positsiooni, milleks on GL load identity. Näed, kohe esimene asi tuleb välja. GL load identity. nii, et mida GL load identity teeb, kui me mäletame, siis ma selgitasin teile seda ekraani, et milline see on. Et meie see joonistuspunkt asub keskpunktis, aga me saame seda liigutada. Me saame seda pöörata ümber erinevate telgede. GL load identity paneb selle paika täpselt sinna, kus ta ennem oli. nii, nüüd meil peaks olema halli tagapõhjaga ekraan, kui me asja tööle paneme. nii, palju nüüd on inimesi, kes asja nii kaugele ei saanud? väga hea, on vähemaks jäänud, ma olen ääretult rõõmus selle uudise üle. nii, ja nüüd me oleme rääkinud juba väga pikalt, nagu te näete, nüüd me alles hakkame joonistama. Nüüd me teeme oma esimese kolmnurga. Ja näete, palju nagu kraami tuleb nagu eelnevalt nagu tööle panna selleks, et saada üldse nagu joonistamiseni. nii, paneme GL2, punkt. GL begin on see asi, mida me tahame. Ja noh, kolmnurk on kõige kiirem asi, mida nagu graafiliselt on võimalik joonistada tegelikult. Siis me teeme kolmnurga. Ja me teeme triangles, peaks olema. Ja näed, siin ongi. GL triangles. Ja kui me hakkame joonistama, siis me peame ütlema ka, millal me joonistamise lõpetame. Punkt GL end oli minu selle nimi, jep. nii, ja siia vahele me paneme nüüd koodi. nii, kuidas joonistamine välja näeb? Et siin on väga suure põhjusega öeldud nagu mitmuses kolmnurgas, mitte ainsuses. Me hakkame joonistama nagu 3 punkti kaupa. Me võime siia neid punkte lasada nii palju, kui me iganes tahame. Aga iga 3 punkti tõmmatakse omavahel kolmnurgaks kokku. Nii et me võime ühe nagu sprindiga joonistada mitu kolmnurka. Kolmnurga joonistamiseks oli meil, seda võis olla, nii ma vaatan selle üle uuesti. On visual element meil. GL vertex 2D on selline asi. Selline asi, mida me joonistame. nii, siia sisse me hakkame laduma otspunkte. Paneme, et meie kolmnurk algab 0 punktist. 0 ja 0. Piisab. nii. Edasi, kui me joonistame kolmnurka. Sorry. GL vertex 2D. Nüüd me võiksime teda venitada natukene kaugemale. Paneme näiteks poole maa peale. Kuna ääreni on 1, siis pooleni peab olema 0,5. Mööda X telge. Y on meil endiselt 0. Paneme kolmanda asja ka sinna. Ja teeme täisnurkse. Mitte päris täisnurkse. Paneme siia, et meie järgmine punkt asub X-i poolest 0,3. Kujutate ette, et meil on esmalt on siin punkt, me teeme siia ja me tuleme natukene allapoole. Kuna me esmalt Y peal või eelnevalt Y peal liikusime mööda 0 telge, siis nüüd me peaks panema siia 0,5. Ja kas default värvid olid ka paigas? Jep, ja meil on meie kolmnurk olemas.
täiesti ilusti. nii, nüüd on see, et kuidas me värvime seda kraami. See on nagu iseenesest päris tore asi. Et selleks kirjutame siia ette keel2 punkt keel color ja ütleme 3 värviga ja sellest peaks piisama vist. Ja nüüd jälle täpselt sama asi, kui palju protsenti me paneme punast, rohelist ja sinist. No teeme, et me teeme punase kolmnurga alguseks. Ma kirjutan siis F-i siia. Nii. Just salvestame ära. Nüüd kui me tööle paneme, siis meie kolmnurk on punane. Väga ilusti, värvis kõik ära. Nüüd on selline huvitav asi, et me võime otspunkte eraldi värvida. Me ei pea värvima kõike korraga. Oletame, et esimese teeme punaseks. Teise otspunkti teeme näiteks roheliseks. Ja kolmanda punkti tõmban natuke lahku, parem lugeda. Ja kolmanda punkti nii. Ja kolmanda punkti teeme siis siniseks. Ja meil on selline tore asi olemas. Keel ise nagu värvib need punktid ära ja siis sulandab neid keskel kokku. Et see läheb päris kena välja. Et kui me alustame, teeme seda meie keeli või niimoodi, siis me võime panna seal igasuguseid värvikorrektuure ja milliseid värve nagu kasutab, milliseid ei kasuta ja see on nagu tohuku hea võimalus. Et neid annab täitsa vaadata. Nii, nüüd järgmine asi. Paneks võib-olla mingisuguse kolmnurga veel sinna kõrvale, siis paneks näiteks pöörlema või midagi. Nüüd on veel. Vertex, 2D. Mis see on? Paneme selle ka nullist. No järgmise võiksime panna siis vastupidiselt. X-i poole pealt võtame miinus 0,5 ääre poole. Paneme Y on endiselt 0. Paneme kinni. Jällegi L2 punkt. L-vertex 2D. Nüüd lükkame üles poole. Tõmbame natukene Y-it taha poole, 0 punktile lähemale ja Y-it näiteks 0,5 peale, üles poole. Nii, sellise asja kirjutame siia. Ja nüüd on see, et kuna viimane kord me märkisime, et kui me kutsume välja keel colorit, siis me ütleme, et siit edasi värvime seda värvi. See tähendab, et see meie viimane punktikene värvitakse ära siniseks. Ja nüüd see uus kolmnurk, mis tuleb, see värvitakse ka ära siniseks. No vot, selline asi. Ta näeb välja natukene vildakas ja nagu selline mingi väärastunud kikilips või midagi. Aga sellegi poolest idee on nagu suhteliselt selge. Ja nüüd on see, tahaks seda asja natukene hakata nagu keerama. No, kuna ta meenutab, no vaatame korra uuesti, ta meenutab veidikene nagu lennuki propellerit, siis võiks selle asja panna pöörlema. L2. Ennem kui me joonistame, nüüd see on nüüd oluline, et meil on load identity on tehtud, color path'id on kõik puhtad ja nüüd just ennem kui me hakkame joonistama, siis me paneme oma rotate ja mida veel. Keel, rotated, nii, väga hea. Nüüd angle ütleb meile nagu mitu kraadi me seda asja pöörame. Ütleme 30 kraadi.
ja nüüd meie järgmised väärtused ütlevad ümber, millise telje me seda pöörame ja kui palju, mitu protsenti nagu sellest 30 kraadist. Kui me pöörame seda asja ümber X-telje ja ümber Y-telje võiks aastat pöörata, sest X-telj läheb niimoodi, Y-telj läheb niimoodi, meil ei ole 3D praegu sisse pandud. Aga meie Z-telj läheb ekraani sisse ja me pöörame ümber Z-telje. Need kaks jätame nulliks ja paneme Z-telje maksimaalseks. Keeramegi 30 kraadi võrra. Z-teljele paneme ühe. No nii. Nüüd meie asi on natukene pööranud ennast. Aga noh, see nagu ei rahulda meie vajadusi päris suurelisti. Ja nüüd me võiksime ta nagu jätkuvalt pöörama panna, sest et meenutame, et seda asja kutsutakse kogu aeg välja. 60 korda sekundis. Okei, meil on olemas klass. Nii et teeme siia ühe private muutuja juurde. Klassi ülesse. Private int angle. Ja alguses, kui me klassi teeme, see angle on 0. Ja iga kord, nüüd kui me kutsume display välja, paneme this.angle, lisame talle veits juurde ja paneme ta siia. Kui me selle asja nüüd tööle paneme, siis juhtub selline asi. No, nüüd läheb juba huvitavaks. Seda on... Ma loodan, et kellelgi mingisugust motion sicknessit või midagi sellist ei esine. Sellepärast, et mõned asjad võivad nagu päris karmiks minna siin. Jaa, ikka. On sul error kuskil või midagi lihtsalt ei tööta? Aha, mida kuhu sisse panna, okei. Nii. Nüüd on sükene asi. Et oli ju lihtne. Oli kolmnurka iseenesest lihtne joonistada. Ütled lihtsalt ära, et tavai, ma joonistan kolmnurka, panen need 3 punktikest ära ja kõik on psjo. Ja see ongi nagu keel 2 võlu või niimoodi. Jaa, see on vana, aga see on lihtne. Uuemad keelversioonid ja ka DirectXi poolest joonistatakse neid asju natukene teistmoodi. Siin tahakse maatriksitega mingid X-trikke ja kui te lähete nagu mudelite ja tekstuuride sisse laadimiseni, siis asi läheb päris pornoks kätte ära. Nii et selles suhtes nagu, see on nagu hea koht, kus nagu ennast mugavalt tunda, sisse elada ja siis nagu minna hardcore'iks kätte ära. Nii, nüüd täpselt samamoodi, nagu me joonistasime näiteks kolmnurga, me võiksime teha sellist pulli. Me saame ka muid asja joonistada. Näiteks, mida me võiksime siia lõppu veel teha? Keel punkt, keel begin. Ja vaatame, mis võimalusi meil veel on. Tõenäoliselt, kui me saame kolmnurka joonistada, siis meil peaks ka nelinurk olema. Ja nelinurka otsime sellise asja alt nagu quads. Need on igasuguseid muid asju veel. No, lisaks quadsidele, mis on, me saame tegelikult jooni teha näiteks. Punkt, see oli keel lines oli minu arust. Jah, keel lines täiesti olemas. Ja noh, kui te seda asja uurite, siis te leiate, siin on veel igasugust väga haiget kraami. No just isegi üks silinder, ei, seda ei olnud. Okei. Aga teeme siis endale mõne väikese nelinurgakese. Ärge unustage seda, et kui te hakkate joonistama, siis te peate ka joonistamise lõpetama. See on nagu kunstnik, ta ei saa kogu aeg joonistada, ta lõpuks sureb nälga lihtsalt, sest ta unustab söömise ära. Ja quadsidega me teeme täpselt samamoodi. Nii, mul klaviatuur ütles ülesse. Nii, hakkas tööle. Nii, ja teeks kuhugile kõrvale meie väikese nelinurga. Siis ma näitan teile ka üks tüüpviga, mis alguses alati kõigil tekib. Eriti kui on rotate imine sees.
2D on see, mida me tahame. nii, ja paneme, et ta on meil täpselt üleval seal kohas. Üleval vasakus nurgas. nii, ütlesingi välja. nii, meie X on -1 seal üleval. Y on 1. Seejärel meie järgmine punkt oleks 0,5 sinnapoole, 0,5 paremale. Meie X on -0,5, Y on endiselt 1. Nüüd me liigume 0,5 võrra alla. Ning me oleme nüüd -0,5 Y peal või X peal. Y on tavaliselt lihtsalt 0,5 ja nüüd me liigume 0,5 võrra vasakule. Ja me oleme uuesti jõudnud ekraani äärde, mis tähendab, et X on -1, Y on endiselt 0,5. ja mulle ei meeldi näha sinist nagu nelinurka, see on täiesti rõve asi, teeme kollase. F on minu arust. jah, ja kollane on see, et me paneme punase ja rohelise kokku ja sinise keerame 0-ks. Sellised põhivärvid, need jäävad pähe. Salvestame ära ja nüüd peaksime saama midagi sellist. Not what we quite had in mind. Idee poolest võiks see kollane jublakas paigal püsida. nii, ja sellepärast me kasutamegi seda keel load identity't. nii, siin, kui me kasutasime keel rotate'i, siis me keerasime oma selle maalimispinna vastava nurga alla. aga nüüd me tahame teda tagasi panna. meil pole õrna aimugi, palju keerati, aga me tahame teda tagasi panna. ja selleks kasutamegi keel 2 load identity. Ennem, kui me hakkame kvaade joonistama. Selline asi. ja nüüd me paneme ta tööle, siis kolmnurgad pöörlevad, see kollane jublakas seal üleval jääb täpselt omale kohale, mitte midagi ei muuta. nüüd on see asi. Kas kõik said nagu sellise pildi ette või kellelgi on mingisugune muu anomaalia? Ma tean, anomaaliad on, kui sa seda asja õppima hakkad, anomaaliad on kuradi vägevad, aga siiski. Ei ole, selge. nii, ja ma räägin ühest asjast veel ära, mis on translate F. Translate F on, mis liigutab seda punkti nagu. Joonistuspunkti. nüüd me oleme, nagu te näete, me oleme hard code inud oma selle nelinurga. Meil on otseselt oleme numbrid sisse kirjutanud. That's bad practice. Aga sellegi poolest kõik ei ole veel kadunud. Kui me oleme load identity ära teinud, siis ütleme niimoodi, et me tahaksime liigutada oma seda kollast jublakat kuhugile sinna keskmisesse kanti. ja selleks on sükene asi nagu keel translate. Keel translated on siin. nii. ja nüüd me ütleme mitme nagu koordinaadi võrra, mis seda liigutame. Kuna me tahame liigutada teda paremale, siis X-i me peame suurendama 0,5 võrra. Kuna me tahame liigutada teda alla, siis Y-it me peame vähendama 0,5 võrra. Ja set jääb 0-iks, sellepärast et me ei tee 3D-d praegu. Aga järgmine kord me hakkame tegema. nii, nüüd me panime selle asja liikuma. Põhimõtteliselt liigutasime oma joonistuspunkti lihtsalt, mille suhtes nagu seda asja joonistatakse. Ja põhimõtteliselt see on nagu basic GL, kuidas sa neid asju joonistad. Käsud on teada ja põhimõtteliselt nendega mängides saad nagu igasuguseid huvitavaid asju. Et tõenäoliselt pärast seda kursust teil tuleb ka mingi tagasiside meil või niimoodi ja Facebooki ka ilmselt ma postitan üles ühe jõle hea tutoriali, kus saab seda kraami õppida. Ja see läheb edasi ka nagu 3D-ks, kuidas nagu igasuguseid
neid tähti ja numbreid sisse tuua ja anti-aliasing ut teha ja liste ja siukseid asju. seal on päris karmik see asi. nii, ja põhimõtteliselt siukeste hästi lihtsate asjadega võib saavutada väga palju. näiteks Snake'i. nii. mäletab keegi veel neid vanu konsooliaegseid mänge või? ja see on nüüd see, ma ei tea, kas me saame nagu päris selle tänase tunniga valmis. aga me kindlasti saame mingisuguse liikumise tehtud. nii. ja see sama Snake on tehtud puhtalt nende samade käskude peal, mida me just praegu õppisime. nii. kas kellelgi on küsimusi, võta või võin minna kohe baaskoodi juurde? ei ole? okei. hakkame vaatama baaskoodi, võtame lahti selle projekti tund 2. mis teil tõenäoliselt siin on, te näete, siin on igasuguseid hästi palju kraami. see on nüüd siuke tavaline Java projekt, ma räägin täna palju suuremat nagu skisofreeniat. seal oli neid package'id oli sama palju, kui mul on siin klasse. rohkem tegelikult. noh, Commonis on meil siuksed nagu abiasjad. kõige lihtsam oli see, et mul oli vaja järjekorda lihtsalt. kuidas seda nagu Snake'i panna liikuma. tegelikult enam kui ma seda selgitama hakkan, ma räägin ära, mis kogu plaan, kuidas me seda mängu teeme. nii, kõigepealt, kuidas meie klassisüsteem võiks välja näha? meil on meie main klass. eks see, mis meil teeb need aknad valmis, kanvased valmis, kõik asjad paneme nagu tipp-topp korda. seejärel meil on meie mootor, mis nagu meil kogu seda värki ringi jooksutab. mootori ülesanded on see, et ta loeb nagu neid input'e sisse. ja ma näitan teile, kuidas nagu klapi vajutuse registreerida, hiirte registreerida, sihukest asja. tema loeb neid sisse, annab edasi, kellele iganes tal on neid vaja edasi anda ja tegeleb joonistamisega. joonistamise asjad on meil, pistame kõik eraldi. see engine peab teadma sellist asja nagu gameboard. see on meil nagu nüüd see klass, kes teab nagu, milline on mängulaua seis, kes kus asub ja millised on mängureeglid. kuidas mängu mängitakse, millal võidetakse, millal kaotatakse. Gameboardil on siuksed toredad klassid nagu player, kes on tegelikult meie madu. just mõtlesin, kas ma panen nimeks Snake või player, minu jaoks tundus player loogilisem. kellel see ei meeldi, võib ümber nimetada. väga lihtne, seda saab väga lihtsalt teha. nii, ja mis meil veel on? meil on puud. eks see, mida see madu üritab süüa. ja meil on loomulikult mängu piir, nagu te nägite. sellepärast võib-olla Snake jooksiski nendel vanadel pleistadel ja kivi ja Xboxidel jõle hästi, et see oli hästi vähe nõudlik. vaadake, kui vähe elemente mul tegelikult mängus on. ainult player, toit ja border. loomulikult me saame juurde moodida siia igasuguseid X asja. ja gameboardil üks asi, mis ühendab neid kõike, nad on kõik ekstendivad sellist klassi nagu gameboard element. kuna nad kõik, nad on mänguelemendid tegelikult. seejärel neil on tõenäoliselt mingisugused sarnased funktsioonid, millele me tõmbame lihtsalt kokku ühte klassi, mis saab kõikide nende baasiks olevat ja mille abil ka gameboard nendega suhtleb. Gameboard eeldab, et kõik tema mängulaua elemendid räägivad täpselt samad keelt. see on nagu lähed tööle, siis eeldatakse, et sa oskad eesti keelt rääkida, mitte mingit hindu keelt või midagi sihukest asja. ja seejärel, kuna me kuulame asju, siis meil on üks klass veel, mida tunneb meie engine ja see on meil input listener. no tegelikult meil on neid mitu, input listeners. ja see on see, et kui ta saab mingisuguse input'i kasutaja käest, siis ta annab neile kõigile selle edasi. mida üks või teine klass selle input'iga teeb,
pole enam mootori asi, klassid ise otsustavad. See ongi see, et see on nagu riigi tasandil teha. Et peaminister tõmbab 50 milli taskust välja, läheb haridusministri juurde, ütleb, et kuule, mul on vaja rohkem progreeri, võtta 50 milli ja tema töö on tehtud. Seejärel haridusminister jaotab 50 milli nagu koolide vahel laiali, ütleb, et tehke rohkem progreeri juurde ja tema töö on tehtud, läheb kohvile. Ja siis direktorid vaatavad edasi, kuidas saab. Ja me käitume ise täpselt samamoodi. Nii. Vaatame siis üle, mis meil nagu olemas on. Midagi meenub veel. Üks asi veel. Kõikidel elementidel, elemente ühendab üks asi, neil kõigil on nagu nahk on peal. Ühesõnaga see nahk ongi see visuaalne osa, mida me hakkame välja joonistama. Ja nagu kõikidel nendel on mingisugune skin, mis meil on siis nimetatud visual element. Selline on meie nagu arhitektuuri joonistamine niimoodi. Kui teil on koolis on mingisuguseid siukseid keerulisemaid projekte või niimoodi, siis te võite ka endale nagu sellise joonise teha, see aitab. Lihtsalt mõelge, mis nagu on teie need jupid, mis peavad nagu omavahel rääkima ja jagage nad ära lihtsalt, kes tunneb keda. Ja võib-olla saate mingid märkmeid ka juurde kirjutada, kes kui palju keda tunneb. Mõni ei tea võib-olla sellest mitte midagi. Meilil pole õrna aimugi, et meil on mingid playerid, foodid ja borderid. Ja let's keep it that way. Lihtsam. Nii. Aga vaatame siis, palju meil on nagu tehtud reaalselt. Meil on main funktsioon olemas. Kui me ta käima paneme, siis meil on lihtsalt tegin väikse katsetuse, sorry. Et meil on lihtsalt nagu üks root siin keskel. And that's it. Mingit input'i ta ei registreeri, mitte midagi ei ole. Okei, hakkame vaatama. Nii, aken on ilmselgelt olemas, see osa siin peaks kõik tuttav olema. Meil on mingi mängumootor. Mängumootor saab sisse gameboardi. Järelikult meil on mooditav, me võime siia teise gameboardi pista. Gameboard saab sisse playeri, me võime playerit moodida, väga armas. Ja edasi läheb juba niisama. Game Engine'is tahaksin teha ühe muutuse. Kui te võtate Game Engine'i lahti, siis on siin selline asi nagu GL Translated. Võtke see funktsioon ära. Ma tahtsin lihtsalt näha, kas on siin olemas või mitte. Siin oli üks funktsioon juures GL Translated, võtke see lihtsalt ära. Kui te selle asja tööle panete, siis te näete, et see meie täpiken on ilusti keskel. Nii. Olgu meil palju aega ei ole, ma hakkan kohe pihta. Nii. Meil on nüüd olemas nagu selline nagu baas. Meil on lihtsalt see klotsikin on keskel, midagi muud meil ei toimu. Ja teine, kui me hakkame üldse mingist puudist või millestki muust mõtlema, me tahame esmalt selle värgikese liikuma saada seal. Ja et seda asja liikuma saada, me peame kõigepealt olema suutelised lugema kasutaja sisendit. Ja midagi peab olema suuteline selle asja vastu võtma. Nii. Alustame sisendi lugemisega pihta. Kui me tahame, et midagi oskaks sisendit lugeda, siis ta peab rääkima vastavat keelt. Et me hakkame interface'i sisse tooma. Kuna me leppisime kokku, et meie Game Engine on see, kes hakkab sisendeid vastu võtma, seal me kerime Game Engine'i kõige ülesse ja me kirjutame talle mõned asjad juurde. Meil on kõigepealt vaja key, event, listener. Oota, ma vaatan üle, mis pidi see käis. Key listener lihtsalt, sorry. Meil on vaja key listener, mida saab väga ilusti kätte AVT-st, sellepärast et AVT on meie aken. Seejärel me hiirt antud mängus ei kasuta, aga ma näitan igaks juhuks teile need interface'id ära. Meil on sükene asi nagu mouse listener. Kas ta oli? Jaa, mouse listener on täiesti olemas selline asi ja meil on ka selline interface olemas nagu mouse motion listener.
ja need on kõik Java AVT event'i all olemas. Et ongi see, et kui meil on mingisugune klass ja me tahame, et ta oskaks kuulata nagu sisse tulevaid neid klahvi vajutusi, hiire liigutust ja hiire nagu liikumise liigutusi, lisaks klahvi vajutamisele ka liikumist, siis me peame hoolitsema, et meie klass oskaks rääkida nagu vastavas keeles. Selleks on tal vaja teatud funktsioone. Meie game engine läks punaseks, me saame siia terve hunniku nüüd implemented meetodid juurde panna või unimplemented meetodid. Paneme siia lihtsalt ja nüüd kui me hakkame kerima, siis me märkame, et pidu läks nagu päris pikaks. Kui te hakkate rollima, siis põhimõtteliselt kõik need funktsioonid teevad täpselt seda tegelikult, mis neil on kirjas. Key typed tähendab seda, et klahv nagu vajutati alla ja lasti lahti uuesti. Key released, mis klahv lasti lahti, mis klahv vajutati alla. Hiir lasti lahti, hiir vajutati alla, mida iganes. Siuksed nagu asjad. Ja nüüd, kui me oleme hoolitsenud selle eest, meie mängumootor oskab nagu selliseid keeli rääkida, siis me võime minna tagasi main klassi, kus me nagu kõike seda asja alustasime. Ennem save'ime ära ka kõik. Ja ütlema, et kanvasele, et kuule, et mul on olemas nüüd key listener, milleks on engine. Ma tean, ma tunnen ära sinu klahvi vajutusi. See on, et kuule, et ma leidsin sulle veel ühe töötegija. Mul on sulle mouse listener, milleks on samuti engine. Kui sa talle annad selle käsu sisse, ta saab aru sellest, ära muretse. Mul on sulle üks asi veel, et mul on sulle ka mouse, kas see oli mouse motion listener? Ja mouse motion listener. Ja on engine. Nüüd hiirt me ei kasuta, aga siiski ma olen täiesti kindel, et keegi teeb midagi ääretult vägevat sellega. Näiteks, kui te teete joonistamisprogrammis, te läheb neid hiire evente või. Nii, nüüd väga ilus ja väga armas, me suudame lugeda sisendit. Vägev. Aga kuidas me nagu sükest asja registreerime? Lähme tagasi game engine'isse. Ja ma hakkan mõtlema, et mul oleks vaja mingisugust klassi või interface'i, teeme interface, mis kuulaks meile klahvi vajutusi, saaks aru sellest. Ja teeme niimoodi, et me võtame siin engine'i paki peal, paneme new ja teeme uue interface'i. Interface'i nimeks saab meil olema input listener. Ja see on nüüd see, kes saab meil nagu aru. Nüüd me eeldame seda, et kõik input listenerid, mis meil on, tunnevad ära sellise meetodi nagu receive input. Ja kuhu me anname sisse siis meie key code'i. Millist klahvi meil alla vajutati. Uskuge või mitte, key code'id on standardiseeritud. Mis tähendab, interface'i ma võin muidu muutujaid ka teha. Mis tähendab, et kui meil on näiteks key code number 37, siis see tähendab meie vasakut noolt. On 37. Ja paneme kõik nooleklahvid kirja, teeme, et mäng käib nooleklahvidega. Praegu märgime siin ülesse, mis on üks või teine asi. See ülesse nool on 38. Paremane nool on meil 39. Ja allanool on meil number 40. Nii, ja meil võiks olla
kuna meie mäng käib niimoodi, et me ütleme lihtsalt player'ile ette, et mis suunas sa liigud, me ise otseselt teda ei liiguta, siis meil võiks olla ka mingisugune pausnupp või niimoodi, et me saaksime player'i paigale panna. B-täht on number 80. Ütleme, et no direction. Võrd on meil 80. Korras. Ja see on meie interface. See on nagu meie keel, mida me hakkame rääkima. Nii, ma loodan, et kõik jõudsid järgi. Kui keegi ei jõudnud, siis öelge mulle. Ma võin need väärtused teile välja anda. Lähme edasi. Nüüd lähme Game Engine'isse tagasi. Ja Game Engine'is nüüd me tahaksime hoida nagu neid input listener'e. Meil võib neid mitu tükki olla. Player ei pruugi olla ainukene, kes meie sisenditele reageerib. Siis me teemegi siukse asja nagu listi. Listener. New array. Nüüd array list on nagu jada. Aga me võime teda täiesti rahulikult pikendada, talt juppe küljest ära võtta, igasuguseid trikke teha, mida me jadaga teha ei saa. Aga ta töötab veits aeglasemalt kui jada. See on jällegi hind, mis me peame maksma. Nii, listeners on meil olemas. Ja nüüd me tahaksime, kuna me Game Engine'is ise täpselt ei tea, kes meil hakkab seda asja kuulama, siis me tahame teha juurde ühe sellise funktsiooni nagu public void add input listener. Sisse tuleb meil üks input listener. Ja selle input listeneri paneme siis oma listeneride hulka. Saame lihtsalt kirjutada add siia. Ja sellega me nüüd, mis iganes meil sisse tuli, me oleme saanud endale uue input listeneri. Väga armas. Nii. Nüüd on selline asi, kuna meil neid input listenere võib mitu tükki olla. Ütleme, et näiteks meil on mingisugune, ma tean, et see on Snake'is natukene imelik, aga meil näiteks on, ütleme, mingisugune fakt C4 kuskil maas. Me saame mingisuguse klahviga seda aktiveerida. See on selle pärast. Nii, ja nüüd otsime üles oma selle funktsiooni, mis reageerib sellele, kui vajutatakse alla üks klahv. Kus see võis olla? Key pressed. Jah, tundub nagu asi. Nii, sisse tuleb meil üks argument 0. Paneme punkti ja vaatame, mis meil siin võib olla. Get key code. Selge. See funktsioon ilmselt toob sisse meile selle numbri koodi, mis meil alla vajutati. Väga armas, ma olen ääretult õnnelik selle üle. Nüüd ma tahaksin nagu selle saata laiali kõikidele oma input listeneridele. Seejärel ma kirjutan sellise asja. Kuna me läbime listi nagu täies pikkuses, me saame kasutada Java üht omadust. Mis tähendab seda, et me võime kirjutada oma for loop'i hoopiski niimoodi. Ja siia nüüd pärast seda callarit paneme selle jada või collection'i, mida me hakkame läbi loopima. Ja see on meil listeners. Ja listener. Nüüd jälgige, et ma kirjutan seda väikse tähega, see on nüüd juba muutuja. Kellegi midagi segamini läheks. Ja mis see oli? Receive input oli see, mida me tahtsime. Argument 0, get key code. See, mis me siia sisse viskame. Kõik. Nii. Meil on olemas see nagu backbone nüüd, mis võtab meil vastu väljast tuleva sisendi ja lükkab ta Google'ile sisse. Nii. Nüüd meil oleks järgmine asi,
et me tahaksime, et keegi oskaks seda input listeneri keelt rääkida. ja mis on selleks parem klass kui player? Imeline. nii, otsime meie playeri klassi ülesse. Player juba on meil gameboard element, ääretult armas. ja ma siia, me oleme nüüd player klassis. Igaks juhuks ütlen üles, teen boost'i punaseks ette. Implements, mis meil oli? Input, listener. Kuna meil seda siin samas pakis ei ole, siis meil tuleb ta sisse tuua. Ääretult armas. Oleme leppinud kokku, et player oskab rääkida input listeneri keelt. Paneme talle selle unimplemented meetodi ka sisse. nii. ja väga lihtne, me saame selle inputi vastu võtta nüüd. nii. nüüd on meil selline tore asi, et player võiks nagu aimata ka, kuhu poole ta liigub. ja sellepärast me teeme playerisse kõige ülesse uue muutuja, see on meie int, see on direction, kuhu poole me liigume. ja defaultis meie direction võiks olla no direction, tähendab, et me ei liigu mitte kuhugile. kuna me, mis on playeri klassis, meil no direction'it deklareeritud ei ole, aga kuna me implementeerime input listeneri, me laiendame seda klassi, siis suddenly we have it, black magic, accept with it, deal with it. nii, ja seejärel, kuna me tegelikult klaviatuuris võime vajutada ju absoluutselt ükskõik missuguseid klahve, seejärel ma usun, et meil võiks olla mingisugune jada või midagi, kus me sorteerime välja, milliseid klahve me üldse ei puutu. teeme seda. meil on jada, intidest koosnev. Allowed keys, missuguseid klahve me üldse aktsepteerime. ja teeme kohe nullist peale selle. ja me teeme, et meil on, mis see oli? Up arrow, täiesti olemas. nii, meil on down arrow. meil on left arrow. meil on right. ja meil on no direction. selle ma märgin üles sellepärast, et ma võin ju sisse lükata ükskõik missuguseid key code'e, ma võin i, do, dad ja mis iganes tulevad ka sisse ja need saadetakse meile ikka key code'ina. aga et me lihtsalt filtreeriksime välja, mida me võtame vastu ja mida me ei võta vastu. ja ma loodan, et kõik said oma need allowed keys kirja. ja direction on teil ka kirjas. ja nüüd lähme allapoole. ja nüüd ma vaatan, kas meil on selline asi. This punkt. Keys punkt. Kas meil on contains? Ahah, ei ole. Okei, siis meil tuleb ise kirjutada see. Käime kogu oma selle allowed keys läbi. siin all, nüüd kui me receiver input meetodis käime selle kõik läbi. If key key code, mis tähendab seda, et see key code, mis meil sisse tuli, on meil lubatud nende võtmete hulgas, siis me võime tõesti oma direction ära muuta. Vastasel juhul me ei tee mitte midagi. See ongi nüüd see, et me ei saaks panna nagu, et ta ei reageeriks kõikidele keydele, mis me teeme. Ta ei hakkaks seda directionit nagu lampi muutma. Nii. Nüüd meil on nagu määrame ära playeri directioni. Ja me tahaks nagu mängijat liigutada ka. Et meenutame või mõtleme, kuidas meil game engine töötab. Iga kord tegelikult game engine on natukene teistmoodi tehtud. Meil on selline asi, et me oleme toonud sisse timeri. Vaadake, meil on 2 timerit.
Iga kord, kui meil OpenGL joonistab, mis juhtub display juures, siis läheb see funktsioon tööle. See on meie üks timer, see toimub 60 korda sekundis. Seejärel meil on teine timer, mis nagu tikib meie gameboardi iga 100 sekundi järelt. Meie game tick time on 100 sekundit. See tähendab, et iga 100 sekundi järel meie madu liigub, kui tal on määratud suund ära. Ja seda me timeri juures ütleme ka. Gameboard ticker, see on juba täiesti valmis klass. Kui me siia sisse piilume, siis ta saab kätte, mis gameboardi ta peab tikkima, kes on see tema nagu game engine, et who's my daddy. Ütleme niimoodi. Nii, nüüd gameboard ticker on meil paigas. Nüüd gameboardis on selline funktsioon nagu tick. Ja gameboard teab, kes on tema player. Sellepärast, et kohe alguses, kui me gameboardi teeme, meil tuleb player sisse. Me paneme ta rõõmsalt enda lauale. Funktsioon selleks on siin. Paneme ära, kes on meie player, mis on meie tile size, ehk kui suur ta peaks oma skin'i tegema, siuksed asjad. Ja see init element. Init elementi ma kasutan selleks, et kui meil tuleb väljaspoolt mingisugune gameboard element sisse, aga meil ei tule sellega skin'e kaasa või midagi muud asja, siis ta teeb need ise valmis. Ja visibles, mis on siis meie gameboard elementide kollektsioon, sinna me paneme playeri sisse. Nii, nüüd on meil tick, kuhu me ütleme, et meie player tahab liikuda. Move. Nii, playeri enda klassis meil move'i veel ei ole, aga me läheme kohe sinna, teeme selle. Nii, kus meie player on? Nii. Public, void, move. Nii. Nüüd me peame vaatama enda direction'it kõigepealt. Kus suunas me tahame liikuda? If, kui meil direction'it ei ole, siis me lõpetame meie meetodi kohe ära. Viskame return'i välja. Ma tahan, et move oleks selline, et me ka ütleme, kuhu me liikusime. Public, point, move. Point on meil üks abiklassi, mis on lihtsalt punkt. Nii, kui meil on no direction, this punkt, direction. Kui meil direction'it ei ole, kus suunas me liikuda tahaksime, siis me viskame tagasi 2 võrdusmärki. Nii, siis me viskame tagasi 0. See tähendab, et sorry, et kuule, et ma ei liikunud. See, et me 0 tagasi viskame, see alati ei tähenda, et me failisime millegagi. Seal võib ka mingi sügavam tagamõte olla, mingi suurem plaan. Nii, lõpus. Selle on pärast muretsema hiljem. Nii, nüüd järgmine asi. Mõtleme, kuidas me madu liigutame üldse. See on jälle see teema, et ennem kui me koodima hakkame, lahendame ülesandena. Meil on selline, ütleme, et meil on selline huvitav madus. Need on tema need kuubikukesed, mis tal siin sees on. Nii, kuidas meie madu võiks liikuda? Me teame, need kuubikud on meil nagu kõik olemas. Kuna me kasutame järjekorda, on alati teada esimese koordinaat ja viimase koordinaat. Nüüd minu ettepanek oleks see, kui madu liigub, siis me võtame tal viimase kuubiku ära ja paneme selle ette, kuhu iganes ta peab liikuma. See oleks tõenäoliselt kõige lihtsam. Liigub uuesti, võtame järgmise viimase ära, paneme ette ja niimoodi läheb. Nüüd mängijal, kuna mängija koosneb mitmetest kuubikutest, siis mängijal endal mingisugust otsest koordinaati ei ole. Me rajaneme, kogu meie loogika rajaneb nagu meie visuaalelementide peal, mida me hakkame välja joonistama. Nii, vaatame, kas meil mängijal on skin'id olemas.
nii, kus meil on, ahah, array list queue, visual element, skins, oh, ideaalne, skinid on olemas ja kui me käima paneme selle elemendi, ära initsialiseerime, siis me paneme siia ka ühe player skin'i sisse, sellepärast meil üks root oligi. Nii, nüüd meie plaan võiks olla selline, et kui me leiame selle asja, et meil nüüd siiski direction on, et me jõuame siia maale, siis me tahaksime välja võtta meie tagumise punkti. Nii, mis see käis? This punkt skins. Nii, ja teeme üks asja nagu poll. Üks asi veel, et kuna me kasutame järjekorda, siis meie madu on järjekorras tegelikult tagurpidi sees. Meie esimene element on kõige viimane element, mille me oleme sisse pistnud. Ja see element, mis me tahame ära võtta nüüd, millega me tahame järgmisena liikuda, see on meie kõige esimene element. Nüüd poll tähendab seda, et me võtame välja kõige esimese elemendi järjekorrast. Ma usun, et teil on arvutid ja siuksed asjad on olnud, te peaks teadma, mis järjekord on, ma loodan. Nii, ja meie tagastab visual elemendi, nii. Snake tile. Nii, saame selle kätte. Nii, nüüd me võtsime selle viimase elemendi välja ja me tahaks teda natukene muuta. Selleks me peame küsima, mis on meie kõige esimese elemendi punkt, nagu esimese elemendi koordinaadid. Seal me teeme sellist asja. Ütleme, et see on meie first point, see, kus asub meie kõige esimene nagu nina. Võrdub. This punkt skins. Ja nüüd on see, et me tahame vaadata peak last peaks siin olema. Nii, tahame vaadata meie kõige viimast elementi, mis meil seal järjekorras on, aga me ei taha teda välja võtta. See lihtsalt peak. See on nagu see, et käid kellegi akna taga piilumas. Otseselt nagu sisse ei taha astuda, aga midagi tahaks nagu ikka teha. Nii. Nüüd meil on meie esimene punkt on olemas. Me saime teada nagu, mis ta on. Seejärel. Nüüd me natukene tahaks nagu toota seda asja. Või töödelda seda asja veidikene. Ma tahan teada, mis minu direction on. Ja vastavalt sellele ma teen oma otsused. Teeme switchiga. Nii. Case me tahame minna ülesse. Seejärel me peame oma first pointis ära muutma Y-it. Ja meie Y saab olema selle sama first pointi Y, mis on natukene suuremaks pandud. Siin on liidetud juurde this punkt tile size. Tile size on nagu see, mis ütleb, et kui suur meil nagu see ruudukene seal mänguväljal on või niimoodi, üks mänguvälja grid. Selle lihtsalt paneme juurde. Nii, kuna me tahame üles minna, ülemine serv on 1, alumine -1 ja siis liitmine tundub loogiline olevat. Nii, tahame alla minna. Siis see käib suht samamoodi. Võtame oma esimese punkti. Paneme X-i, aga seekord lihtsalt võtame maha ühe punkti. Või natukene siit veidikene, lõikame. See on nagu hekki natukene pügada. Nagu päris aiatraktoriga üle ei sõida, aga natuke tahaks pealt ikka maha võtta. Tahame minna paremale. Okei. First point punkt, set, X. Nii, seal meil on uuesti vaja first pointi X-i. See on get X. Ja kui me tahame liikuda paremale,
parem on suurem pool, paneme juurde. nii. ja kui me tahame liikuda vasakule, siis põhimõtteliselt meil on vaja seda eelmist rida kopeerida siia ja tõmmata see miinusesse. sellepärast vasak pool on väiksem pool. nii. nii. nüüd kui meil need asjad on tehtud, seejärel meie snake tile, mis me nüüd sealt oma järjekorrast välja võtsime, mis oli see esimene, mis oli tegelikult see element, mis oli vaja välja tõmmata. seejärel jah, kõik. tahame talle panna uue punkti. ütleme, et kuule, snake tile, sa ei asu enam seal kohas, sa asud uues kohas. saabki olema meie first point. et muuda oma positsiooni, sa oled outdated, deprecated, paanika, palju jama. nii. ja seejärel, kuna me oleme meie tagumise skin'i nüüd, skin'ile andnud uued koordinaadid, siis me tahaksime ta nüüd tagasi panna sinna. mitte midagi ei tee seda paremini kui jääd. ja snake tile. nii, kui nüüd kõik sai õigesti. mingi error on sees ikka. Sorry. lõpuks me tahame selle first pointi tagasi kõisata. et gameboard ka näeks, kuhu me kõndisime. ta hakkab sellega pärast tegema igasuguseid collision detection'id. selles suhtes, et mõtleme, meie snake on ju see, et ei tohi, mis meil mängulaud on. ei tohi minna kõigepealt äärte pihta, that's a no-no. meil on laua peal on kuskil puud, seda tuleb kontrollida, kas me jõudsime siia. ning loomulikult, see on snake'i enda asi, aga siiski, ega me endale ise sisse ei sõitnud. Siukest luupi ei tekkinud. Need on asjad, mida me tahame kontrollida. nii, ja nüüd, kui see on meil üles kirjutatud, see peaks olema täielik nagu minimaalne asi, et see täpikene liikuma saada. no nii, midagi on puudu. mis meie move võis olla? nii, move on olemas, direction on olemas. Input receive, jaa. Lähme oma main'i. me tegime engine'i ära, jaa, väga ilus, väga armas, aga me ei öelnud engine'ile, kes peaks meie input'e kuulama. Need default configuration'id lähevad ikka kogu aeg meelest. sellepärast administraatoritel nii palju tööd ongi. Engine booked, add input listener. meie input listener saab olema meie player. ma nüüd teen seda main klassis, just in case anyone didn't notice. nii, nüüd ma olen juba täiesti kindel, et player võtab meie input'e vastu. nii, paneme tööle, vaatame, kas on veel mõni bug. nii, timer thread plahvatas. no okei, tundub, meie skin oli vist tühi või midagi. no nii, väikene bug. kohe kui liikuma hakkasime, kes pauk ära. selliseid asju juhtub tihti, ärge muretsege. nii. mis asi? ta paneb selle tegelikult tagasi, aga ma võin panna siia teise ruudukese veel juurde. no kolmanda ka. nii, vaata mis nüüd juhtub. nii, all good. jaa,
okei, nüüd töötab. Selge, siin on üks kontroll, ühe kontrolli pidime veel panema. Juhuks, kui meil on skin'ide list on tühi. Sellepärast, et timer käib meid kontrollimas mõnikord võib-olla ebasobilikel hetkedel. Siis me tahame lihtsalt seda öelda, et sorry, et praegu on halb aeg, et get lost. Ja me teeme sellise asja siia juurde. Kus on meie point move? Aha. Kõigepealt vaatame üldse sihukese asja läbi. If skins is empty. Kui me skin'id on tühjad, siis timer lihtsalt saabus meile valel ajal. Ilmselt midagi muud toimub juba. Siis me paneme ka lihtsalt nulli siit tagasi. Ja me rohkem edasi ei lähe. Move'i ette kirjutame selle väikse kontrolli. Ja nüüd peaks olema see, et kui ma võtan need 2 skin'i maha, mis siin taga on. Siia. Ma kirjutan lihtsalt this.skins is empty. Kas on tühi või mitte? Kas meil on mingid skin'e siin sees? Mida? Okei. Return 0 lihtsalt. Ütleme, et mitte midagi ei toimu. Sorry, ei liigu. Okei, mingisugune kontroll on veel kuskil ära urunud. Käis pauk ära. Okei. Praegu ilmselgelt ei leia seda viga üles, see on raudselt mingi hästi väike, kuskil mingi pisikene asi. Jätame lihtsalt natukene skin'e sisse ja wow, we got movement. Kas kõik jõudsid nii kaugele? Millegi pärast ei liigu üldse. Mul ei lähe käima. Sul ei läinud tunni alguses juba asjad käima? Kas sul jogol on äkki alla tõmmatud? Ei, vahepeal käima alguses. No vahepeal on ka päris hea. Vahepeal on ka päris hea asi. Sul ei liigu üldse? Okei. Vajuta korraks hiirega sinna ekraani. Vajuta hiirega selle ekraani pihta, siis hakka neid nuppe näitama. Sul on tark sõbranna kõrval, pressi sealt informatsiooni välja aeg-ajalt. Okei. Nii, vaatame, kuidas meil ajaga on. Okei, 25 minutit on meil järgi. Nii. Võime selle asjaga veel jätkata. Ma võin anda teile juba kodutöö, kui keegi väga kiheleb ära minna. Et see Snake'i koodi, nagu täisvalmis Snake'i koodi, selle ma tõenäoliselt laen ka ülesse. See on mul olemas, seda ma demonstreerisin teile enne. Ja kodutööks ma arvan, et võiks olla selline asi nagu Tetris. Või siis, kes tahab nagu seda asja edasi arendada, siis võib Snake'i edasi arendada. See on jällegi teie enda areng, teie enda nagu kogemus, mis te saate. Et Tetrise idee on tõenäoliselt midagi suhteliselt sarnast. Ma ütleks, et nagu need asjad siin, see 4 ja tõenäoliselt täpselt samasse kohta, kus ta praeguselt on. Lihtsalt see nagu, millisena me vaatame playerit. Tetrisel tegelikult ju playerit põhimõtteliselt ei eksisteeri. Tetrisel on mingisugused langevad tükid ja mingisugune tükk, mis meil juba on. Selle ilmselt kirjutame gameboardi sisse. Ja siis teeme täpselt samamoodi, laseme tiksuda lihtsalt ja kontrollime aeg-ajalt. Et engine'is üks asi veel võib-olla, mis ma engine'isse võiksin sisse panna, oleks tõesti mingisugune game ticker. Enne ma unustasin sellest rääkida. See on see, et kui meil toimub mingisugune mäng või niimoodi, siis näiteks mingisuguse iga sekundi või iga mingisugune millisekundi tagant me tahame, et teeks midagi. See on täpselt, iga mäng mingisugune first person shooterisid või Minecraft, pole vahet, mida te mängite. Kui te nagu olete öelnud, et ma tahan nagu liikuda sinna, siis peab toimuma nagu
organiseeritud kombel või niimoodi. et see peab olema lahus sellest graafikakaardist või niimoodi, sellepärast et kui meil mäng läägab, me tahame ilmselt, et meie kontrollid oleksid nagu responsive. ja meie mäng peab nagu tiksuma eraldi sellest, mis me joonistame nagu graafiku poolt üles. Minecrafti tikk oli vist mingisugune 10 millisekundit ja ma ei mäleta, palju seda võis olla. Midagi sellist. Teil on seda klassi ka vaja, Tetrisel eriti. Panete tiksu ja kiiremaks, siis hakkavad teil need kuubikud kiiremini alla kukkuma, panete tiksu aeglasemaks, kukuvad aeglasemini alla. Siin meie Snake'i mängus, kus ta on? Meil on ka siin Gameboard Ticker. Ja kui me Game Engine'is Gameboard Tickeri teeme, siis meil on siin timer, seda kutsub välja. Timeris saame me nagu määrata seda, kui kähku me tiksume. Kui me näiteks paneme siia mingi 500 või niimoodi, siis tähendab 500 millisekundit, siis toimub iga mängu tikk. Kui me paneme selle asja tööle, see on ikka tõsiselt slow Snake nagu. See on mingisugune söke poamadu või anaconda või midagi sellist. Ja kui me paneme ta näiteks mingisugune 10 või midagi, siis noh, soovige mulle edu. Noh, ma tahaks, et minu loading screen oleks nii kiire. Okei, kadus ära, nii. Okei. Nii, ja Tetris on samamoodi. Vahetate seda tikkimiskiirust, siis sealt nagu hakkab kraami lendama kiirendile ääresemini. Ja ilmselt on niimoodi, et iga kord, kui te tikite, no ilmselgelt te liigutate enda selle väikese juhlakakese alapoole, te peate ka tegema mingisugused detection testid läbi või niimoodi. Praegu me vist enam ei jõua neid kirjutada, ma kardan, aga ma näitan teile valmis projektist, kuidas see asi nagu käib. Et kui meil on valmis projektis Gameboard, siis minu tikk näeb välja nagu palju õudsem. Ma kõigepealt liigutan nagu ära selle playeri. Seejärel ma vaatan, et okei, et kui ta oli 0, mingit liikumist ei toimunud, ma pole siin absoluutselt mitte midagi teha. Küll aga kui mingi liikumine toimus, ma tahan näha, kas ma võitsin või noh, eesmalt, kas ma kaotsin, kas ma võitsin, kas ma tabasin toitu, kas mul on, sõin toidu ära, kas mul on vaja uus toit joonistada, nagu söke kraam. Ja siin on ka kohe, kui mul toit on olemas, kas ma sõitsin toidule sisse, noh, food collision detection. Ja mis see on? See on meie punktide genereerimine. Ja detect loss näiteks. Esimene asi on kohe, ma saan selle punkti sisse, ma tean, aha, mängija käis sinna, selge. Nii, kas ma olen kuskil kohas, kus ma ei tohiks olla? Esimene asi on kohe, ma kontrollin, aga mängija ise endale sisse ei sõitnud. See tähendab seda, et kui sa Snake'iga liigud, siis näiteks tagasipööramine on keelatud. Sa sõidad ise endale sisse. Teine asi, kas ma sõitsin äärtega kokku? Mingit sihukest kraami. Kui need juhtusid, siis ma kaotan mängu. Ja ütlen, et jaa, tõesti nagu, et detect loss juhtus. Vastasel juhul detect loss ei juhtunud, saab edasi minna. Ja see ongi nüüd see, et nad on nagu private funktsioonid. Ma tegin nad lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin nagu selle loogika, kuidas seda lossi detectitakse endal silma alt ära viia. Näiteks, mis see on? Seda on palju kergem lugeda. Kui nagu kaotust ei juhtunud, siis vaata äkki juhtus võit. See ongi see, et kui teil ka Ago annab teil mingisugust kraami või niimoodi, jumala eest ärge kirjutage 500 realist funktsioonid, ei saa mitte midagi sellest aru. Jagage asju nagu laiali, mõelge nagu ministrid mõtlevad. Annan raha ära ja siis lähen kohvile. Kõik, korras. Nii, okei. Kardan, et me vist praegu rohkem midagi teha ei jõua. Kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi, kas te tahate täpsustada midagi? Kas tekkis mingisuguseid mõtteid, mis nagu vajaksid selgitamist? Okei, siis minu poolt on tänaseks kõik. Et ma loodan, ma andsin teile midagi mõtlemist. Kas oli vähemalt midagi, mida te ei olnud näinud varem või midagi, mida te ei olnud teinud varem? Okei, seda meeldib kuulda. Kuidas muidu OpenGL tundub? Kas tundub olevat raske või tundub olevat lihtne? Ma just viitan nagu selle peale see kikilips, mis me tunni alguses joonistasime. Okei. Tuli väga lihtne.
et jah, et ma ilmselt panen veel Facebooki mõned lingid, kus te saate nagu lisa selle kraami kohta vaadata. Et see on siuke koht nagu Nehe. Ma ei teagi, kas see on inimene või see on mingi grupp, aga igatahes see teeb nagu tutorial'e ja see tegi ka Yogoli board'i Javale. Varem oli OpenGL olid sees kirjutatud. Ja sealt saab nagu lisa vaadata, sealt saab nagu omamoodi õppida omas tempos. Tutorialid on suhteliselt detailsed ja it's easy to get in. Okei. Aga siis kui rohkem ei ole, siis minu poolt on kõik. Ma soovin teile kenad koduteed, kõik ilusti bussi peale või trolli peale jõuaksid, et autol bensiin otsa ei saaks. Ja ootame järgmisele koolitusele. Järgmine kord siis tuletan meelde, üritame teha FPS-i. Ma loodan, et järgmine kord saame FPS-i valmis ka. Ning me teeme nagu 3-dimensioonilised pildid igasugust soga. Ja räägin korra, mis asi on Z-testing. Miks seda vaja? Ja võib-olla vaatleme ka mingit eriefekti. Aga see on kõik, nägemist!